Põder jalutanud siin Trepperi onni kõrval põhimõtteliselt. Tuleb täitsa onni poolt sealt ja läheb siia kuskile. Et müts on nii toredasti peas. Nii et hundid käisid Trepperi onnist 20 meetri kauguselt mööda. Ilves samamoodi. Rebane ka väga lähedal käinud. Et elu käib, kitsed niikuinii. Ja sead on praegu jäänud kuskil 100 meetri kaugusele, vähem 50. Nii et elu keset metsa. Põder oligi siin samas. Soo peal läks praegu. Nägin ka korra. Vaatame, kus ta oli. Siit ta praegu läks. Siis paar karva ka maha. Vaatame, kas oli 1 või 2. Tundus, et oli 2 ja 2. Nägin ühte, aga üks läheb siia, teine läheb siia. No vaat, tore lugu. Vaatame veel, siin on raputanud ennast korra. Ja sealt läheb juba pika sammuga jooksu. Ja vaatame, kas magasid siin soo peal. Kellaaeg on siuke, et pigem äkki magasid. Ei maganud, täitsa toitumas olid siin päise päeva ajal, kell on 12. Siit on endale paakspuud murdnud ilusti alla ja siit on kõik tipud ära söödud ilusti. Nii et väike lõuna oli põtradel. Opadii, mina siin tagasi, päris maalased. Üks teema on õhus, lõksu teema. Kahtepidi, ülekantud tähenduses ja otse. Ehk et püüame teha lõksu kõigepealt. Ja siis räägime sellest ülekantud tähenduses lõksust ka. Lõks on siis üks selline lõks, mida ma vist ei olnud varem äkki näinud või olin unustanud täitsa. Aga ma nägin seda nüüd Eesti Rahva Muuseumis Uurali Kaja näituse saalis. Ja tundus selline põnev, selline mehaaniline värk, et võiks proovida teha. Nii et võtame materjali ja vaatame, kui kerge või raske see on teha ja kuidas ta toimib. Siin on meil üks kahearuline sarapuu. Ma arvan, et sellest võiks proovida teha. Nii et võtame selle maha. Siin ta võtab valgust ja ruumi ja on siin kuusevarjus ise, ega ta siin väga hea olla niikuinii ei ole. Nii et võtame ja teeme asju. Olemas selline fork. Ja siia vahele siis tuleb lõksu ehitus. No nii, võtsin 2 kahvlit ja mõned lisajupid ka, mis vaja lähevad. Ja lähme siis jalutame 100 meetrit käbini juurde tagasi, hakkame seda koostama. Harjutust alga. Ülesanne number 1. Ehk proovime sarapuu lõhestada siiamaani 2. Mis ei ole kerge, sellepärast et sarapuu tahab ennast pinti keerata enamasti. Aga proovime. Paneme kaameraga paremini. Nüüd on küll kena. Vaatame siis, kas see õnnestub. Nüüd on nüüd endast kuskile välja jookseb. On asi untsus. No enam-vähem. Rohkem vist ei ole vaja. Vaatame pärast veel. Oleneb, kuidas nüüd teine pool allub. Ja teine pool samamoodi. Lõhestame ära. Muuseumis oli see natuke teistmoodi tehtud, oli tapitud sisse. Ehk rohkem tööd. Ja nüüd jookseb täitsa välja juba. See ei ole hea. Proovime tulla õigesse kohta tagasi. Võtame kirve appi. Näe, vaat, orav tuli. Ehk proovime selle soone, mis praegu jookseb puust välja. Ma ei tea, kas on näha. Jookseb siia. Näed, siit hakkab välja jooksma ja lööb tüki välja. Seda ei tahaks, aga proovime kirvega tuua selle soone õigesse kohta. Opadii,
kohe tulen eetrisse. Ehk et siis selline asi, ajasin siis kirvega vägisi selle soone õigeks, et noaga lõhestades tahtis siit välja jooksma hakata. Ehk lõin kirvega otse peale, panin paku vahele ja nüüd katsun natuke seda lõpuosa laiemaks teha, et seda ei peaks venitama nii palju laiali. Ehk meil on vaja soont, kus hakkab pulk jooksma, päästikupulk. Ehk siia läheb ristipidi pulk vahele, mis hakkab liikuma loodetavasti ja püüab looma kinni. Ma tegelen sellega natuke, siis näitan edasi. Kui ma siin nüüd usinasti seda pragu suuremaks ajan, siis ma ikkagi pean kindlustama selle, et see siit suure töö käigus tükki välja ei löö. Nii et ma panen siia stopperi nööri peale, mis hoiab neid pilpaid koos ikkagi. Lõpud sai ära stopitud, et ei hargneks rohkem laiali ja nüüd saab siit pusida seda soont suuremaks rahulikult. No nii, praod on sees ja nüüd saab siia vaheposti panna. Samast sarapuust siis aluspulk ka valmis, mille peale lõks kinni lööb. Ehk see on siis vastuvõtja. Ja siia vahele siis peab jooksma hakkama nüüd see pulk, mis päästikust laksti siia alumise vastu ennast lööb. Ehk siit laksti siia peale. Aga seome selle alumise kinni ja siis lähme edasi. Järgmine element on olemas. Vaatame, mis edasi saab. Opadi, vahepeal on valmis saanud ka vibu. Selle juba vist näitasin ära, et see on olemas. Vibu on siis vinnastatav nagu ikka. No nii vinna ei tulegi. Hopsti. Nii. Ja siis on ka nool olemas, mis hakkab nüüd juhtima seda päästikupulka. Vibu sai siis seotud lihtsalt siia selle, mis iganes mingi Jaapani, mis asi see on, sõlme nimi. Ja nüüd on veel päästiku mehhanism teha. Et tegeleme sellega edasi ja siis vaatame, saab näidata äkki. No nii, see lõksu katsetus ära. Selline lõks on kaadris. Tõkkene eemale, hopsti. Ai, vaata siin. Nii, on olemas. Nüüd laeme oma selle ära. Päris jõhkra tõmbejõuga on see asi. Nii, lõks on valmis. Loom tuleb sealt poolt. Aga ma olen siinpool praegu. Ja siia läheb sööt. Ja tagantpoolt paneme kinni, et ta ei pääseks söödal ligi. Ja kui ta nüüd astub selle kaika peale, siis on ta siin vahel kinni. Selline mänguasi. Kuidas see üles panemine käib siis? Ehk siit tõmban selle asjanduse üles. Siis on selline toggle, pulgake lihtsalt eesti keeles. Ja siia läheb päästik, pliiats päästik. Nii. Siin on nüüd mingi õige koht kuskil. Laps. Nii. Proovime siis üles panna uuesti. Lähme kaugemale vähe. Nii, pinge peale. Laps. Nii, natuke lolli nurga alla jäi. Püsib küll. Ja siin vahel on sööt piisavalt tugevalt kinni, et loom peab siin natuke sikutama, sakutama. Ja käes. Selline nugise soobli lõks. Tuleb suur väike loom. Apsab siit selle. Hopsti. Kui pingule see tuleb tõmmata.
nii, lõks on üleval. Selline vibulõks, sihukest ma polegi varem teinud. Ja siia vahel läheb nüüd sööt. Loom peab selle sööda siit ära võtma ja pulk läks täitsa pooleks. Ehk et väga võimsa tõmbejõuga saab muidugi teha veel tugevama vibu, aga siis on endal suhtes raske. Vot selline paugupill. Toggle või mis iganes nimetus. Päästik. Opa. Lõksud on toredad, aga täiesti ise lõksu ja nii. Nüüd vist sai hea. Jah, tõmbame päästiku vibu vinna, mis on kõige keerulisem protseduur. Opa. Nii, selleks on üles seatud. Ja nüüd siin vahel on sööt, hakkab sööta võtma ja olemas, loom on kinni siin. Hopsti. Ehk et vibulõks. Selline tore asi. Tore mänguasi. Vot, aga opadi, meil on veel jäänud siis see lõksu teema ülekantud tähenduses. Ehk et kas ma oma eelmises orava loos panin ise endale lõksu üles. Noh, võib-olla panin jah, natukene panin ja natuke ei pannud, aga meil kõigil peab olema oma arvamus asjade kohta ja siis on valik, kas me arvame või ei arva. Ega ta kellegile pahasti mõeldud ei olnud. Ta oli minu arvamus asjadest või õigemini tutvustus, mida mina teen. Ja see ei pea ühtima mitte kellegi teise arvamusega. Et igalühel on oma arvamus ja see on väga okei. Ja kes tunneb, et temal on kõik hästi, siis ongi ju kõik hästi. Ja kes tundis, et äkki on natukene terake mingit iva sees, siis väga hea, et siis äkki annab indu. Nii et ei midagi isiklikku kellegi vastu ja igalühel on oma vaatajaskond ja osaliselt kattub, osaliselt ei kattu. Oli lihtsalt minu arvamus. Nii et lõks jäi nagu vist ikkagi lahti, et ei ole mõtet nagu nii draamaks ajada seda asja minu arust. Et arvamusi me avaldame kõik ja igasuguseid avaldame, olen tähele pannud. Nii et lähme eluga rõõmsalt edasi ja sööme kuskil koos teiki lõpuks lõkke ääres ja oleme toredad edasi. Muidugi võiks ju vaatajatele natukene teadlikult sellist intriigi ka pakkuda omavahel kanalite vahel natukene sellises lõbusas võtmes, veidi lõbusamas kui seekord võib-olla. Teineteisele puid alla panna, et põnev on ju klõpsida siis kanalite vahel vaatajatel ja hoida kätt pulsil, et mis nüüd saab. Nii et kõik hästi, fännan kõiki ja igaüks teeb omamoodi toredat sisu ja elame edasi.